lugemise koht minu jaoks on olnud alati hästi tähtis. Mulle väga meeldis lugeda vana puuoksa kiige peal, suure kase all, aidatrepil ja veel mõned kohad, lemmikkohad verandal, kus iganes. Ja mõningaid raamatud vist tuleb üldse lugeda õues, mitte toas. Kui öelda sõna raamat, siis minul meenub see, et minu vend luges mulle tohutult palju raamatuid ette ja iga päev, see oli nõukogude ajal, kui ta poest tuli, lasteraamatud olid tohutult odavad ja ta tõi iga päev mulle poest 2 või 3 uut lasteraamatut. Ja mina olin nii mugav, et ma siis lasin tal need ette ka endale lugeda. Just oli avamine. Just lõppes seminar. See oli tore, et tegelikult seda seminari on võimalik kõigil järel vaadata. Et me saime selle seekord linti ja niimoodi, et seda seminari kanti üle ka netis. Et põhimõtteliselt selle lingi leiab Scriptamanenti kodulehekülje pealt, et kui keegi tahaks vaadata. Meie kõige kaugem esineja rääkis otse Austraaliast. Ja siis oli siin koha peal ja nii edasi. Et ka publikut oli näha, et publikut oli ka vaatamas üle veebi. No mis sa salata, minu jaoks on see tõesti peaaegu et ime. See on selline muinasjutuline rännak. Ja võib-olla esimest korda läbi sellise isikliku kogemuse ma sain aru, et köide on ju lugu. Ta on novell, võib-olla romaan, võib-olla isegi eepos. Aga ta on täiesti selline eraldi ja eriline dialoogipartner, kellena sa nii autorina kui lugejana astud dialoogi. Ja selles mõttes see mõte läheb tõesti imeliselt rändama. Kui Valdur Mikitat kuulata rääkimas näiteks oma raamatutest või kui neid raamatuid lugeda, siis on selline, sealt kuidagi õhkub sellist kergust või õhulisust või need on sellised, muidu ka see metsateema, et see võiks olla selline raskepärane ja robustne, aga Mikita suudab selle kuidagi selliseks kergeks muuta. Mul on selline pehmekaaneline köide, ma ei ole kasutanud pappi, mul on kaantena kasutatud seda sama sisupaberit, mis poognatega kaasas oli. Et ma püüdsin seda kergust kuidagi hoida. Ma arvan, et võib-olla isegi õnnestus, jah. See, mida ma tikin, ma nimetan seda graafikaks ise. Mulle tundub, et ma ikkagi juba viimased aastad nagu mõtlen ristpistes, nii et sellest loogiline jätk oli see, et ma ka selle raamatu tegin ristpistes. Scriptamanent toimub siis sellise 5-aastase tsükliga. Sellist köitekunstiühendust võib-olla oleks võimalik teha nagu ka iga aasta, aga siis ta oleks rutakas. Sest mida me teeme on see, et me kõigepealt toodame selle raamatu sisu, leiame kõigepealt selle autori ja võib-olla vaherepliigina öelda, et Scriptamanenti eesmärgiks on olnud kogu aeg propageerida Eesti kultuuri laias maailmas, kõlab väga ilusti. Ja seetõttu me oleme alati kasutanud Eesti autorit, mingisugust Eesti kultuuritegelast, kellest me oleme selle raamatu siis tootnud. Siis see raamat läheb, siis me kuulutame välja, et selline näitus tuleb, siis see raamat läheb üle laia maailma kõikidele, kes on siis registreerinud ennast, et siis on see registreerimisperiood, siis see tuleb sinna saata, siis inimesed saavad selle kätte, siis nad teevad selle köite sellele, siis nad saadavad selle tagasi ja siis hakkab nii-öelda selle näituse ettevalmistusperiood. Nii et selles mõttes see 5 aastat on kuidagi jäänud või nagu tundub optimaalne sellise suure rahvusvahelise köitenäituse korraldamiseks. 130 osalejat 15 riigist. Tegelikult ju me peame aru saama, et nii väikeses riigis nagu Eesti ikkagi köitekunst on kuidagi nii oluline osa sellisest kunstielust, et ma arvan, et see on ka maailma mastaabis väga haruldane.
ja mulle selles mõttes tundub, et see on veel üks imeline koht, kus näiteks eestlased ja jaapanlased on kuidagi natukene oma hinge poolest sarnased, et kuidagi see raamat ja köitekunst läheb mõlemale rahvale väga korda ja seda kogeda on küll ka selle näituse juures väga-väga ilus tunne.